Meil on siin Iisraelis juba mõned uudised, et palmipuude pühal eile siin Jeruusalemmas Pühahaua kirikus takistati ladina patriarhil, katoliku peapiiskopil palmipuude püha missat pidamast. Mis tegelikult juhtus? Iraanlased tulistasid rakette Jeruusalemma vanalinna pihta, kus asub Al-Aqsa mošee, üks islami kõige pühamatest taikadest. Pühahaua kirik, mis on kristlaste jaoks oluline, ja nutumüür, mis on judaismi kõige püham paik. Ja need killud tabasid peaaegu Pühahaua kirikut. Nii et selle tulemusena ütlesid Iisraeli julgeolekuvõimud, olgu, viime lapsed ära, muide kohe, sest nad võivad viga saada. Seal pole mingit kaitset. Ja see oli juhis, mis kehtis kõigi kohtade kohta, juudi, moslemi ja kristlaste. Ja see oligi põhjus, miks valves olnud politseinik ütles, okei, ma rakendan seda ka patriarhile. Nüüd vaata, ma arvan, et see oligi nii. Ma suudan mõista muret tema turvalisuse pärast ja see oligi ainus mure. Ei olnud mingit pahatahtlikkust ega halba kavatsust, vastupidiselt sellele, mida ajakirjandus väidab. Aga isegi nii andsin ma kohe korralduse, kui teada sain. Ei, patriarh peab olema täiesti vaba tulema oma grupiga ja viima läbi oma teenistusi nii, nagu ta soovib. Seal on risk ja me püüame seda minimeerida. Nii et ma püüan sellest pühade hooajast läbi saada, püüan võimaldada mõnel usklikul nendes kohtades palvetada, kuid piiratud arvuga. Juudi paigad, samuti piirata inimeste arvu, et kui peaks toimuma rünnak, saaks võimalikult vähe inimesi viga. Tegelikult on see hoopis vastupidi. Meie eesmärk on kaitsta kristlasi. Me tahame kaitsta kõigi usundite usklikke. Ja meie poliitika on olnud täiesti pro-kristlik, täielik vastand sellele laimule, mida püütakse meile külge panna. Vaadake Lähis-Ida poole ja te näete, et kõigis riikides väheneb kristlaste arv. Nende arv väheneb, eks ole? Nad on, teate, väga halvas seisus, paljud neist lahkuvad. Ainus koht, kus kristlaste arv on kasvanud ja kristlik kogukond õitseb, on seal, kus kristlasest kohtunik töötab ülemkohtus, kus nad on esindatud Knessetis, meie parlamendis, kus nad on meie tööstuse tipptegijad. Nad on kõrghariduse näitajate poolest esikohal. See toimub tänu poliitikale, mida mina juhin, meie üldisele poliitikale usuvabaduse suhtes ja samuti meie lähedasele suhtele Kristusega. Ma olen üllatunud, et maailm ei mõista Iraani hukka islami, kristuse ja judaismi pühade paikade ründamise eest. See oli. Meedia ignoreerib seda. Nad ei teinud seda 12-päevase sõja ajal samal määral. Nii et nad ei teinud seda 12-päevase sõja ajal, aga nüüd teevad. Ja nad sihivad just neid pühasid paiku vanalinnas, kus asuvad 3 monoteistliku religiooni peamised pühapaigad. Ja nad tegutsevad nii, täieliku karistamatusega. Nii et ma arvan, et me võtame kaitsemeetmeid, aga absurdne on see, et meid süüdistatakse kristlaste kaitsmises. See vale, see laim ja see laimamine. Iisrael ei ole kristlaste vastu. See on ainus Lähis-Idas, kes neid kaitseb. Olgu see siis Nigeerias, Süürias või kus iganes. Meie kaitseme neid, sest nii me kohtleme inimesi, eriti oma kristlastest sõpru. Oleme selles sõjas olnud juba veidi üle kuu. Teie olete sõjaaegne peaminister ja ma arvan, et tahaksin mõista, mida te tunnete. Mis on seni saavutatud, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid töötavad selles sõjas koos. Ja millal te arvate, et me võiksime näha valguskiirt tunneli lõpus, et missioon on täidetud? Vaata, kui sa mäletad, mis juhtus enne sõda. Iraan oli Lähis-Ida ja kogu maailma suur kiusaja. See oli riikliku terrorismi peamine toetaja mitmel kontinendil, sealhulgas ka lääne poolkeral. Sealhulgas muide koos Venezuela ja teistega tapsid ja sandistasid nad viimastel aastakümnetel rohkem ameeriklasi kui ükski teine jõud. Tuhanded hukkusid Afganistanis Iraani isevalmistatud lõhkekehade tõttu. Nad pommitasid saatkondi ja üritasid president Trumpi 2 korda tappa. Nad üritavad teda siiani tappa. Kõige tähtsam on see, et nad hüüavad surm Ameerikale. Nad ütlevad ka surm Iisraelile, aga nad ütlevad, et Ameerika on suur saatan.
Nad on religioossed fanaatikud ja peavad hävitama lääne kultuuri, mida juhib Ameerika, ning Iisraeli peetakse väikseks saatanaks, sest me lihtsalt segame nende teed Lähis-Ida vallutamisel, mis on eelnev samm Ameerikasse jõudmiseks ja Ameerika ründamiseks. See on režiim, mis on sihtinud Ameerikat juba 47 aastat. See on nende olemasolu põhjus. See on nende eksistentsi mõte. Nad on täielikult ideoloogilised fanaatikud, kes ei pruugi tingimata olla vastuvõtlikud hoolikale kulu-tulu analüüsile. Nii et nad teevad asju, mida teised riigid ei tee. On riike, kes on nende vastased, aga ma ei kuule, et Põhja-Korea karjuks surm Ameerikale. Ma ei kuule seda Hiinast ega kuule seda Venemaalt. Need kõik on teie vastasriigid, aga neid pole haaranud selline fanatism. Aga Iraan on, seega Iraan tahab arendada tuumarelvi ja vahendeid, et neid kõigi Ameerika linnade pihta välja lasta. Ja just sellest räägimegi, kui räägime nende tuumarelvadega mandritevaheliste ballistiliste rakettide omamise takistamisest, mis võiksid ohustada kõigi ameeriklaste elu. Seetõttu otsustas president Trump tegutseda, et neid takistada. Ja ma arvan, et sa said hiljuti mingit kättemaksu Diego Garcia peaaegu täpselt tabatud rünnakuga. 2500 miili otse Iraanist. Keegi ei kujutanud ette, et neil oleks rakett, mis suudaks sellise vahemaa läbida või sinna tungida. Jah, see juhtus tõesti. See polnud küll mandritevaheline ballistiline rakett, aga oli üsna sarnane. See on peaaegu kohal. Jah, see on peaaegu kohal. See on peaaegu kohal, see on 4000 kilomeetrit. Ja ma olen väitnud juba päris kaua aega minu Euroopa kolleegidele, kes on näidanud üles märkimisväärset nõrkust. Enamik neist, mitte kõik, aga enamik, märkimisväärset nõrkust. See on režiimi nägu, mis ütleb, et Ameerika on suur saatan, Iisrael on väike saatan, eks, Euroopa on keskmine saatan, tsivilisatsioon, mis tuleb purustada. Välja arendatud raketid katavad nüüd kogu Euroopa selle kaugmaa raketiga. Diego Garcias on kogu Euroopa rünnaku all. Õige, ja küsimus on, kas lääs ärkab üles. Ja nagu poleks see ilmne, nimetas Churchill seda demokraatiate unisuseks. Ta ütles, demokraatiad jäävad magama ja suudavad ärgata ainult siis, kui neid äratab mingi läbilõikav ohuhäire, mis kuidagi neid üles raputab. Võib-olla see ei ärata neid, sest Iraan on juba mõnda aega püüdnud hankida tuumarelvi ja vahendeid nende sihtmärkideni toimetamiseks. Washingtonis, New Yorgis, Los Angeleses ja kõikjal nende vahel, samuti Londonis, Pariisis ja Berliinis. Ja keegi ei ärganud ning ma proovisin seda öelda, loodan, et nad ärkavad nüüd. Aga ma räägin teile ühest mehest, kes oli juba ärkvel ja teda ei pidanud äratama. See on Donald Trump, jah, ta ütles seda juba 40 aastat tagasi. Ta ütles, et Iraan on suur oht. Kui Ameerika saatkonnas võeti pantvange, ütles ta, seda režiimi tuleb vastu astuda. Ta rääkis mulle vajadusest takistada Iraanil tuumarelvade hankimist ja oli selles väga selge. Ta lahkus katastrofiilisest Iraani leppest, mis avas tee tuumaarsenali loomisele. Kui see lepe oleks ellu viidud ja tema poleks sellest lahkunud, oleks neil juba rahvusvahelise heakskiiduga tuumarelvad olemas. Vahetult enne sõda teatas IEA, et Iraan on vaid mõne nädala kaugusel tuumarelvade taseme saavutamisest. Kogu plutooniumi kogus, mis on vajalik ühe tuumapommi jaoks. Seega oli olemas vahetu oht. Ja nüüd nad ütlevad, et neil on endiselt 60% sõjalise tasemega materjali. See on kindel. Ja nad ongi, jah. Me oleme sellele aina lähemal. Kas sa arvad, et on väga oluline teada saada, kus see asub ja mis on selle sihtkoht? Paigalda või kindlusta transport? Mis on plutooniumi hetkeseis? Ma arvan, et see ongi peamine. Iraani raketivõimekust vähendades ja nende relvatehaseid hävitades hävitasime ka paljud nende tsentrifuugid ja varustusahela. Et toota rikastatud uraani on neil endiselt olemas rikastatud uraani varu. Ja see ongi president Trumpi nõudmise keskne fookus. Ta ütleb, viige see siit minema, tead. Või andke see võib-olla Iisraeli armeele, võib-olla kellelegi teisele, aga viige see Iraanist ära. Ja see on praegu suure osa sellest läbirääkimisest peamine fookus. Aga Iraanis liiguvad kuulujutud, et nad tahavad protsessi kiirendada. Kui neil on plutooniumi, et kiiresti pomm saada, kas sa arvad, et see on võimalik? Ma arvan, et neil tekib raskusi eelmise operatsiooni tõttu. 12-päevane sõda, mida meie nimetame tõusvaks jooneks.
Ja nüüdne praegune pingutus, mida teie nimetate eepiliseks raevuks, aga meie nimetame möirgavaks lõviks. Selle Ameerika-Iisraeli koostöö tulemusena pea meeles, et me hävitasime nende peamised tuumateadlased. Me kõrvaldasime nad muide sealhulgas 12-12 päevases sõjas ja nüüd veel 4. Nii et nüüd pole see teadmine, mida inimesed arvavad endal olevat või mis tundub neile ilmne ja nii edasi, sugugi nii lihtne. Neil ei ole seda ja neil on teised probleemid. Me oleme neid tagasi hoidnud. Ma arvan, et oluline on küsida mis juhtub. Kas maailm võib lihtsalt käed rüppes istuda, nagu ta seni on teinud, öeldes, olgu, meil on see fanaatiline režiim Iraanis, mis tapab oma enda rahvast, süütuid 10 000 kaupa. Tapab ja vigastab jõhkralt kõiki, tapab inimesi ilma igasuguse kahetsuseta. Ja karjub surm Ameerikale, lämmatab maailma energiavoolu ja tahab hävitada teid ja meid. Kas sa tahad lihtsalt seal istuda ja öelda, olgu, parem me seda ei tee, sest muidu võib nafta hind tõusta. Aga kujutage ette, kui nad saavad need tuumarelvad. Vaadake lihtsalt, mida nad juba praegu teevad. Nad pommitavad kõiki ettejäävaid riike, sealhulgas Euroopa riike. Küpros, eks ole, Hezbollah. Nad teevad seda kõike ilma tuumarelvadeta. Mõelge nüüd, milline oleks maailm, kui neil oleks tuumarelvad. Ja just seda president Trump, minu toetus ja meie partnerlus ongi püüdnud takistada. President Trump, nagu te teate, keskendub täielikult. Kui ta näeb probleemi, ta tõesti keskendub. Ja miski ei takista tal seda probleemi lahendamast. Ja probleem, millele ta praegu tõesti keskendub, ongi see, mida te just mainisite. See ei ole õige. Hormuzi väin. Ja ta on väga mures selle avatuna hoidmise pärast. Praegu tundub, et iraanlased hoiavad seda kitsaskohana. Kuidas te arvate, et teie ja Ameerika Ühendriigid saate selle väina avada nii, et Iraan ei saaks enam energiatarneid takistada? Ma olen kuulnud, et peaaegu 1000 laeva ootab veeteest läbipääsemist. Kuidas me saame selle läbipääsu avada? Ma usun kindlalt, et selleks on olemas sõjalised lahendused. Ameerika Ühendriigid juhivad ja ma ei kavatse praegu sellesse konkreetsesse teemasse süveneda, aga ma arvan, et sõjajärgses perioodis on asju, mida ma kuulen Araabia riikidelt ja samuti Ameerika Ühendriikidelt. Ja ma usun, et need on huvitavad ja teostatavad ideed, et suunata kõik nafta- ja gaasitorud lahest eemale, kus iraanlastel on strateegiline geograafiline kitsaskoht. Läänd läbi Saudi Araabia, Punase mere äärde ja sealt üles Vahemere sadamatesse, meie sadamatesse Iisraelis. Ja seega te lihtsalt väldite seda geograafilist kitsaskohta. Nii et teil on vahetu probleem lahe avamisega kui pikaajaline probleem. Pikaajaline huvi geograafia ärakasutamise vastu. Me oleme palju halvemal olukorras, kui nad arendavad välja tuumarelvad ja muud relvad, mida nad soovivad. Sest see saab olema Pärsia lahe riikide lõpp, see saab olema paljude riikide lõpp. Tegelikult paljud neist julgustavad Ameerika Ühendriike kiirendama oma tegevust Iraani vastu, et takistada neil nende kitsaskohtade kontrollimist. Me kuulame Newsmaxist, et see kiirendamine võib tähendada Ameerika maismaavägede kasutamist. Hormuzi väina lähedal asuvatel saartel, rannikualadel ja Kargi saarel, mis kontrollib 90% Iraanist väljuvast naftast. Kas sa arvad, et president Trump annaks käsu vägede saatmiseks sellesse piirkonda? Ja kui edukaks sa arvad, et selline tegevus võiks osutuda? Ma jätan selle teema tema otsustada ja kindlasti ei hakkama sellesse taktikalisse arutelusse laskuma, mis on väga oluline ja tähtis. Me oleme palju hullemast olukorras, kui nad arendavad välja tuumarelvad ja muud relvad, mida nad soovivad. Sest see saab olema Pärsia lahe riikide lõpp, see saab olema paljude riikide lõpp. Nii et tegelikult paljud neist julgustavad Ameerika Ühendriike kiirendama oma tegevust Iraani vastu, et takistada neil nende kitsaskohtade kontrollimist. Aitäh. Kuuleme Newsmaxist, et osa sellest kiirendamisest oleks Ameerika Ühendriikide maavägede kasutamine. Hormuzi väina lähedal asuvatel saartel, rannikualadel ja võib-olla isegi Kargi saarel, mis kontrollib 90% Iraani naftast. Kas te arvate, et president Trump annaks käsu vägede saatmiseks sellesse piirkonda ja kui edukas selline tegevus oleks?
Ma jätan selle teema tema otsustada ja kindlasti ei kavatse ma sellesse taktikaarutellu sekkuda. Mis on oluline? Aga revolutsioonikaardiväest rääkides see on nagu SS-i tehastest lahti saamine, tead, kui sa tahad, eks. Tead, inimesed ei tunne ajalugu. Aga oli olemas natsirežiim koos armee, Wehrmachti ja ka eelväe truppidega, mis olid SS. Selle režiimi tormiväed on revolutsioonikaardivägi ja Badži. See on see, mida nad teevad. Nad terroriseerivad omaenda rahvast. Nii et kui me tabame seda terasetehast, siis me tabame türannia majanduse olulist elementi. Ja ilmselgelt see kahjustab neid. Muide, seal on ka palju lahkarvamusi. Nad räägivad omavahel praegu ja kritiseerivad üksteist avalikult. Kas sa nägid seda? See on tõesti hämmastav. Ma sooviksin selle sõja kohta 2 mõõdikut, üks neist protsentides. Kui kindel on, et sõda on läbi? Me lõpetasime tuumaprogrammi ja peatasime Iraani, kus me oleme 100% juures sõja lõpu lähedal. Mitu nädalat sinu arvates oleks vaja, et jõuda 100%-ni? Ma ei sea sellele ajakava. Ma arvan, me oleme juba palju saavutanud, väga palju asju. Me tõesti nõrgestasime seda režiimi. Lõime neid tõeliselt kõvasti. Lõime IRGC-d. Tapsime tuhandeid nende löögiväelasi. Tapsime nende juhte, kes levitasid seda surm Ameerikale doktriini. Me hävitasime suure osa nende sõjatööstusest. Tegelikult tegime nende relvatööstusele peaaegu lõpu peale. Jah, kogu tööstusbaasi, hävitades kõik tehased, terved tehased. Just nii see on. Ja ka tuumaprogrammist endast, nii et kindlasti on juba üle poole tehtud, aga ma ei taha seda planeerida. Aga kas see on ikka nii suur probleem, nagu sa arvad? Missioonidest on juba üle poole tehtud, aga mitte ajaliselt, ilma täpsete andmeteta ajakavade kohta. Kas sa arvad, et sellest võib saada krooniline probleem, et me peame iraanlasi teie eest aastaid jälgima, et nad ei taastaks oma sõjalist infrastruktuuri? Ma arvan, et iraanlaste endi asi on tõusta ja see asi kukutada. Kui see pole veel juhtunud, võib see juhtuda hiljem. Võib juhtuda pärast sõda, see tähendab, sa oled näinud sealset rahutust. Naeratad, on mingi probleem. Me näeme, et inimesed tahaksid neist lahti saada, nad vihkavad neid. Paljud iraanlased tahavad selle režiimi kukutada. Nad hüüavad su nime korteriakende taga öösel. Jah, tead, ma arvan, et neid ei saa süüdistada ja mina ei süüdista. Olles seisnud kuulipildujate ees, kui vastas on relvastamata meeleavaldajad, kes ütlevad, et tahavad vabadust, et tahavad lihtsalt elada vaba elu. Aga lõpuks arvan ma, et see režiim kukub sisemiselt kokku. Aga praegu, just sel hetkel, me lihtsalt vähendame nende sõjalist võimekust, vähendame raketivõimekust, vähendame tuumavõimekust ja nõrgestame neid ka sisemiselt. Ma arvan, et Iraan tuleb sellest välja palju nõrgemana ja meie palju tugevamana. Ja vaata, kui varem Araabia riigid Iraani suhtes lihtsalt vaikisid, siis nüüd toimub seal suur muutus. Sest paljud ütlevad juba, et aitab küll. Mõned isegi julgustavad Ameerika tegevust, väites kindlalt, et see on väga oluline kogu maailma rahu jaoks. Paljud ütlevad, et see oleks eskalatsioon, aga tegelikult ei ole. Absoluutselt mitte. See on ennetamine. Sest kui Iraanile lihtsalt lubataks jätkata tuumarelvade ehitamise teed, ehitada rakette, et neid kõiki Ameerika linnadesse toimetada, siis seisate silmitsi mitte ainult kohutava väljapressimisega energiaküsimuses. Kui sa arvad, et sul on praegu probleemid, siis oota ja vaata, mis juhtuma hakkab. Ja sa seisad silmitsi väga eksistentsiaalse ohuga ameeriklaste jaoks. Kas nad mõistavad seda või mitte? Inimesed ei näe seda. Juhtimise proovikivi on ohu õigeaegne äratundmine ja selle vastu tegutsemine. 30. aastatel inimesed ei näinud hitlerismi ohtu. Nad arvasid, et ei, see pole meie probleem või see on juutide probleem või midagi sellist. Nad ei näinud, et hitlerism tahtis maailma kontrollida. Võib-olla nad ei näe seda praegu, aga ma arvan, et paljud näevad. Härra peaminister, Newsmax jõuab regulaarselt umbes 50 miljoni inimeseni meie telekanalite, sotsiaalmeedia ja teiste platvormide kaudu. Uuringud näitavad, et Ameerika Ühendriikides ei ole sõjalise sekkumise jaoks enamuse toetust, kuigi 60% avalikkusest ütleb, viige asi lõpuni.
Mida te ütleksite ameeriklastele? kui nad küsivad, mis on kõige olulisem põhjus, miks me peame töö lõpule viima ja toetama president Trumpi selles kohustuses. Sest te ei saa lubada, et fanaatiline režiim, mis koosneb Ameerikat hävitada soovivatest fanaatilistest äärmuslastest, saavutaks edu. Te peate neid võimalikult palju nõrgestama, et takistada neil mandritevaheliste ballistiliste rakettide omamist. Tuumarelvadega võiksid nad hävitada teie linnad ja hävitada Ameerika. See on üsna veenev põhjus tegutsemiseks. Nüüd, kas te mõistate seda või mitte? Kui te töötate ainult uuringute põhjal, siis te ei juhi. Ma ei ütle, et poliitikud peaksid uuringuid eirama. Kõik vaatavad neid. Aga kui need on teie tegude ainus alus, siis olete järgija, mitte juht. Avalikkusele tuleb tõtt rääkida. Sa pead neile ütlema, et Ameerika tulevikule, meie ühiskondade tulevikule, vaba ühiskonna tulevikule kujutab suurt ohtu need hullud mulad, kes seal on. Jah, sa pead neid takistama. Tuleb neid teatada, kasutades sõjalist survet. Kui sul õnnestub saavutada diplomaatiline kokkulepe, mida saad hoolikalt jälgida ja kontrollida, siis on kõik korras. Mul ei ole sellega probleemi. Aga kui see ei ole võimalik, siis tee kõik vajalik, et tagada, et Iraanil ei oleks võimalust seda hävitada. Ma tahan rõhutada. Tea, et ma toetan ja hindan väga seda, mida Iisrael on teinud, sest me usume, et te võitlete meie kõigi vabaduse eest, mitte ainult iisraelaste eest. Ameerika on teie kõrval ja president Trump teeb kindlasti seda sama. Ta on olnud erakordselt tõhus ja julge, kartmatu juht. Julge ja põhimõtteliselt teeb ta õiget asja. Mitte ainult Ameerika jaoks, vaid ma arvan, et ka tulevaste põlvkondade jaoks. Ta on Iisraeli suur sõber, sest ta mõistab ka, et Iisrael, kui me võitleme enda kaitsmise nimel, mõistame samuti, et me võitleme nende barbarite vastu. Need inimesed, kes tapavad oma enda rahvast tuhandete kaupa, kes rõhuvad naisi, kes rõhuvad vähemusi, kes pommitavad kõike, mis ette jääb, kõiki Araabia riike. Ma tahan öelda, et siin on suur muutus. Ma ütlen sulle, mis see suur muutus on, Chris. Ma olen seda öelnud, tead. Aastakümneid olen ma seda öelnud. Täpselt nagu Donald Trump rääkis aastakümneid Iraani ohust, aga keegi ei kuulanud ja kindlasti keegi ei saanud aru. Täna saavad kõik aru. Kas nad ka selle järgi tegutsevad, on juba teine küsimus. Aga esimene asi on see, et nad mõistaksid, et see on kohutav režiim, mida tuleb ohjeldada ja takistada selle pahatahtlike kavatsuste elluviimist. Ja ma arvan, et meil on väga vedanud, et president seda juhib. Ja ma arvan, et Iisraelil on väga vedanud, et neil on nii tihe partnerlus Ameerika Ühendriikidega. Paljud ameeriklased mõistavad, et Iisrael on heade poolel. Tead, head saavad kokku headega. Nad ühinevad kurikaelte vastu. Vaadake, kes toetab Iraani, ma ei tahagi sellest rääkida muide. Palestiinlased toetavad Iraani ja Iisrael on barbarite poolel. Head ühinevad heade bandiitidega. Nad liituvad ja me võitleme keskkoha eest. Aga keskkoht peab mõistma keskkohta. Ma pean silmas Euroopat, mis näitas üles märkimisväärset nõrkust. Teate nagu Jaana Lind, kes peidab pea liiva alla. Et mõista, mida Ameerika Ühendriigid, Iisrael ja nüüd ka Pärsia lahe riigid ütlevad. See on lahing. See pole mitte ainult meie enda pärast, vaid ka vabade ja edumeelsete ühiskondade nimel nende keskaegsete fanaatikute vastu, kes tahavad meid viia tagasi pimedasse aega. Selle vastu me võitlemegi. Kuulda ameeriklasi ütlemas, et Iisrael on vaenlane, on vale. Ta ei ole teie vaenlane, vaid teie parim sõber ja ainus liitlane, kes võitleb ühiste vaenlaste vastu ning on valmis kaitsma. See, mida meie ja ameeriklased peame oluliseks uskuda. Ja me teeme seda täiesti häbenemata. Ma pean ütlema, et tead, jah, sa ütled, et nende vandenõuteooriate ja hulluste vastu ei saa midagi teha. Jah, mis levib Ameerika poliitika äärealadel, aga ma arvan, et midagi saab teha. Kõigepealt tee õiget asja ja siis ütle, kuidas me siin asju ajame. Ja ma tänan sind selle võimaluse eest, mille sa mulle andsid. Rääkida ausalt ja otsekoheselt. Aitäh, et jälgisite meid Newsmaxis täna. Me jätkame uudiste kajastamist ja toome ameeriklasteni tõe, mida nad peavad teadma. Aitäh, Chris. Aitäh.